Tere kõigile, mina olen Petti-Maria Märk, olen Tervise Arengu Instituudist ja terviseriskide ennetamise osakonnast, kus minu valdkonnaks on siis alkoholi temaatika ja programm Kainem tervem Eesti. Räägin sellest programmist siis lähemalt. Programm on siis algatatud 2014. aastal ESF-i toetusega ja kestab siis 20 aasta lõpuni. Ja peamised eesmärgid, neid on siis 3. Üks nendest on siis alkoholi liigtarvitamise varajane avastamine ja lühisekkumine ehk allval teenus, mida osutavad perearstid, pereõed. Teine eesmärk siis on alkoholi tarvitamise häire raviteenuse arendamine ja osutamine. Ja 3. siis ühiskonna teadlikkuse tõstmine alkoholi tarvitamise häirega seonduva osas siis. Ja tänane infopäev ja mitmed teised infopäevad, mida me oleme kas läbi viinud või oleme olnud siis kutsutud esinema, tutvustama seda programmi, on siis just käivad selle eesmärgi alla, et tõsta siis erinevate spetsialistide ja ühiskonna teadlikkust siis selles valdkonnas. Ja samuti kuuluvad siis näiteks ka sinna alla need trükised, mida te võib-olla juba tutvusite mõnedega, kes veel ei jõudnud, siis selle saali ukse taga on registreerimislaua kõrval on meie trükised, mis on siis kõik toeks erinevatele spetsialistidele, tervishoiutöötajatele, kes siis alkoholi valdkonnas tegutsevad. Räägin nüüd natuke lähemalt siis esimesest teenusest, mis on siis see allval teenus. Mida siis perearstid, pereõed teevad? Esimene asi on see, et nad üldse tõstatavad selle teema. Et oleme saanud koolituste ajal siis just seda infot, et alati ei ole tervishoiutöötajal isegi lihtne seda teemat üldse algatada või küsida patsiendi käest, et kuidas temal alkoholi tarvitamisega lood on. Et mõnikord tuleb tervishoiutöötajale endal oma sisemisi barjääre ületada, et see teemaks võtta, aga see võiks saada järjest loomulikumaks osaks, et nii nagu anamneesi võttes küsitakse elustiili kohta, liikumise, toitumise kohta, stressi, une kohta, et täpselt samamoodi võiks küsida ka alkoholi tarvitamise ja ka muude narkootiliste ainete tarvitamise kohta. Et abiks on siis tervishoiutöötajal ka selline test, audittest, kes täpsemalt huvi tunneb selle vastu, leiab selle siis alkoinfo.ee lehelt. Audittest koosneb 2 osast. Esimesed 3 küsimust, kus siis küsitakse selle kohta, et kui sageli inimene alkoholi tarvitab, millised on need alkoholiühikud, kui palju siis tarvitatakse korraga. Alkoholiühikuid saab arvutada sellise kalkulaatori abil, need on samuti seal laua peal olemas, võite tutvuda. Kui nüüd naisterahvas saab 4 või rohkem punkti, meesterahvas 5 või rohkem punkti, siis jätkub see test pöördel. Ja kui test on tehtud patsiendi nõusolekul, kas ta siis teeb seda ise kodus või teeb seal tervishoiutöötaja juures, et kui need tulemused on madala riski piires, siis tervishoiutöötaja saab ainult tunnustust avaldada. Kui need punktid on kõrgemad, kas see näitab siis seda, et inimene tarvitab ohustaval määral või lausa kuritarvitaval määral või näitab ka ära siis seda, et seal võib olla tegemist sõltuvusega. Kindlasti ei ole see audit-test diagnoosi panemiseks, et seal on omad kriteeriumid ja diagnoosi paneb ikkagi arst. Nüüd hästi oluline osa ongi olnud meie programmi töös ka koolituste ettevalmistamine ja tervishoiuspetsialistide koolitamine. Et Eesti perearstikeskustest umbes pooltest
on siis arst või õde või mõlemad käinud Alval koolitusel. Alval koolitus põhineb siis motiveeriva intervjueerimise meetodil ja selle, ütleme nii, ja selle lähenemisstiili hästi suur eesmärk on see, et saavutatakse koostöö patsiendiga. Et ei tekiks sellist vastandumist või hukkamõistu, vaid pigem mõistmist ja soovi siis koos edasi liikuda lahenduse suunas. Ja lisaks Alval koolitusele oleme siis pakkunud teenuse osutajatele koolitust alkoholi tarvitamise häirekäsitluse osas, nõustamisoskuste täiendamise koolitusi. Ja samuti oleme algust teinud siis lähedasi kaasava nõustamisega ja pereteraapia sissejuhatava koolitusega. Raviteenuse osutajatele oleme pakkunud ka supervisiooni, mis on osutunud äärmiselt vajalikuks ja väga hinnatuks siis raviteenuse osutajate poolt. Ja tänase seisuga siis või tegelikult augustikuu lõpuseisuga on Alval teenust osutatud 8167 inimesele. See siis hõlmab seda, et nii neid inimesi, kellele on tehtud võib-olla siis ainult see auditest, kui ka need siis, kelle puhul on siis edasi juba vajalik olnud nõustamine, motiveerimine selles suunas, kas siis, et neid alkoholikoguseid vähendada või siis selles suunas, et inimene peaks pöörduma ravile, olenevalt siis vajadusest. Nüüd ma olen natuke juba rääkinud, et kuhu suunata ja millisel juhul patsiendi inimesega, millisel moel rääkida, aga näitan ära ka siis teile ühe video, mis selgitab, et kust maalt on siis see alkoholi tarvitamine nii-öelda liiga palju, kus on see madala riski piir. Millised on alkoholi tarvitamise riskipiirid? Levinud arvamus on, et mõõdukuse piiri võib hinnata enesetunde järgi. Kuni end purju ei joo, halvasti ei tunne ja elu on kontrolli all, oleks kõik nagu korras. Siin on aga 2 probleemi. Esiteks algab kahju organismile juba väikestest kogustest. Teiseks kipuvad inimesed joodud koguseid alahindama. Alkohoolsed joogid on erineva alkoholisisaldusega. Pole oluline, kas juuakse siidrit, õlut, veini või viina. Tähtsad on kogused. Selleks, et neid õigesti hinnata, on kasutusele võetud alkoholiühiku mõiste. Üks alkoholiühik on 10 grammi puhast alkoholi ehk etanooli. Etanol aga on uimasti ja organismile mürgine aine. Selleks, et leida mitu alkoholiühikut üks või teine jook sisaldab, tuleks kasutada valemit, kus korrutame koguse liitrites, kanguse protsentides ja selle omakorda alkoholi erikaaluga. Näiteks pooleliitrise 5,2% kangusega õlle puhul näeb valem välja nii. Kuidas siis teada, kust jookseb piir? Esiteks, igasse nädalasse peab jääma vähemalt 3 alkoholivaba päeva. Teiseks, päris ohutut alkoholikogust ei olegi olemas. Uuringutele toetudes on leitud, et teatud piirini on terviserisk väike. Juues aga üle riskipiiri suurenevad ka terviseriskid hüppeliselt. Naiste puhul on päevaseks maksimaalseks alkoholikoguseks, mis jääb madala riski piiridesse, 2 ühikut. Meeste puhul on alkoholikogus, mis jääb madala riski piiridesse, 4 ühikut päevas. Rasedad ja alaealised aga ei tohi üldse alkoholi juua. Inimesed, kel on mõni haigusseisund või kes võtavad ravimeid, peavad kindlasti enne alkoholi tarvitamist nõu pidama oma arstiga. Kui jood alla riskipiiri, siis ära kindlasti koguseid suurenda. Kui jood üle riskipiiri, siis soovitame viivitamatult koguseid vähendada, sest nii väldib terviseriske.
alkoinfo.ee lehelt leiad mugava alkokalkulaatori, mis aitab arvutada ühikuid, jälgida joodud koguseid ja pidada alkoholipäevikut. Samuti leiad sealt praktilisi nõuandeid joomise vähendamiseks. Vähem on parem. Tervishoiutöötajal tegelikult peaks olema väga palju neid nii-öelda kohti, kust võib-olla juttu alustada patsiendiga alkoholi tarvitamisest. Et rohkem teada on võib-olla siis need tõed, et alkoholi pikaajaline liigtarvitamine võib põhjustada mäluhäireid või ajufunktsiooni häireid, maksakahjustust, aga tegelikult siis on teada, et alkoholi liigne tarvitamine on otseselt seotud siis 60 erineva haigusega ja kaudselt seotud üle 200 erineva terviseriskiga, terviseprobleemiga. Et kui nüüd inimest tahta suunata iseendaga tegelema, et mõni võib-olla ei ole kas alguses valmis spetsialistiga rääkima alkoholi tarvitamise probleemidest või üleüldse eelistab nii-öelda oma asjadega ise tegeleda, kui see on veel võimalik, kui see on selline ohustav tarvitamine näiteks, siis on võimalus abi ja infot leida alkoinfo.ee lehelt, kus on siis palju infot alkoholi mõju kohta, ka selle kohta, kust abi leida, kuidas koguseid vähendada ja nõuandeid, soovitusi ka lähedastele. See test, mida ma eelnevalt näitasin, audittest, mida igaüks siis ise võib läbi teha, vaadata, et millised need tulemused on. Ja 2020. aasta märtsikuust saab kõigile avalikuks ja kättesaadavaks selline eneseabiprogramm nagu Selge. Et praegu on käimas siis selline mõju-uuring, pilootprojekt, osa inimesi on sellesse juba kaasatud, üle 400 inimese, nad tahtsid sinna projekti saada, ma tean, et nad said veel rohkem, et neid huvilisi oli palju. Ja 2020. aasta märtsikuust siis kõigile olemas kättesaadav ja inimene võib sinna siis anonüümselt endale teha nii-öelda kasutaja, ta saab seal endale valida siis sellise tugiisiku, kes temaga vajadusel kontakteerub ja inimesel on võimalik siis läbida nii-öelda erinevaid selliseid psühhoharivaid loenguid ja mõtiskleda ja ennast harida siis sellel teemal. Veel üks slaid selle kohta, et selgitada võib-olla lähemalt seda, et kust maalt siis see asi muutub selliseks, et inimene peaks pöörduma siis abi saama. Et 2/3 elanikkonnast on siis need, kes tarvitavad alkoholi siis madala riski piires. Sealt edasi siin jäämäel suhteliselt väike osa on siis need inimesed, kes tarvitavad alkoholi ohustaval määral või siis on ka episoodilised liigtarvitajad. Nemad on siis see sihtgrupp, keda just need perearstid, pereõed siis sõeluvad ja nõustavad ja motiveerivad siis neid alkoholikoguseid vähendama või esimene asi on tegelikult üleüldse inimese teadlikkust tõsta, et see alkoholikogus, mida ta tarvitab, on üle madala riskipiiri. Edasi on siis tegemist alkoholi tarvitamise häirega, kui inimene tarvitab alkoholi kas siis kahjustaval määral või siis on alust arvata, et temal on tegemist alkoholisõltuvusega. Ja need inimesed leiavad siis sageli tee või peaksid leidma tee siis tegelikult juba ravispetsialistide poole. Sest ütleme nii, et tavapärane on see, et seal ei ole ka ainult see alkoholi tarvitamise
nii-öelda häirediagnoos, vaid on ka kaasuvad häired, mis vajavad samuti käsitlust. Ja edasi räägingi siis natuke alkoholi tarvitamise häireravist. Kuna alkoholi tarvitamise häire on selline, mis kujuneb välja pika aja jooksul, siis ka ravi on pikaajaline protsess ja keskmiselt on see siis 6–12 kuud, aga on tõesti inimeseti väga individuaalne. Ja hästi tahan rõhutada seda, et tagasilangused on osa sellest protsessist. Et kui inimene on pöördunud ravile, siis teenuseosutajad ütlevad ka, et see teine, kolmas kuu võivad olla need kõige keerulisem periood. Et kui seal inimesel tekib ikkagi see tagasilangus, et seda mingis mõttes tuleks võtta sellise normaalse protsessi osana, et mitte siis justkui käega lüüa, et näed, arvasingi nii, ei saa hakkama. Et tegelikult on see hästi oluline selles etapis just haarata kinni sellest, et teha selgeks, et mis selle tagasilanguse põhjustas, mis võis olla see nii-öelda trigger, et miks see inimene siis alkoholi tarvitama hakkas ja teha sealt, võtta seda kui õppetundi, et teha sealt omad järeldused ja mõelda läbi, et kuidas seda olukorda teinekord õnnestuks vältida. Ja Kainem tervem programmi raames on siis jällegi selle aasta augustikuu seisuga siis ravile pöördunud 5264 inimest. Ravi põhimõtted on siis see, et ravi on peamiselt ambulatoorne ja üheks põhjuseks seal juures on see, et inimene peab hakkama siis ju tegelikult selles samas keskkonnas toime tulema oma häirega. Kindlasti ka see, et ambulatoorne ravi on oluliselt odavam ja nõustamist pakutakse siis ka lähedastele, nii nendele lähedastele, kelle siis alkoholi liigtarvitaja on juba ravile pöördunud, aga ka neile, kes ise veel ei ole ravile jõudnud, aga lähedastel on mure nende pärast. Ja hästi selline, võiks öelda, et uudne lähenemine tegelikult ongi see, et meil on ravimeeskonnad, mis on väga tihedalt teevad koostööd omavahel ja ravimeeskonda kuulub siis vaimse tervise õde, kliiniline psühholoog, psühhiaater, sotsiaaltöötaja, et neid võib meeskonnas olla muidugi mitu, olenevalt siis piirkonnast, meil on väiksemad ja suuremad ravikeskused. Ja jällegi väga oluline teada, et tänapäevane käsitlus siis ei ole see, et arst kirjutab ravimid ja patsient vaatab ise, kuidas ta kodus hakkama saab, et kõige suurem rõhk on tegelikult psühhosotsiaalsetel sekkumistel. Sageli on meeskonnast kõige suurem roll võib-olla psühholoogil või vaimse tervise õel, kes just neid nõustamisi ja teraapiaid läbi viivad. Et ainult see ravimitega nii-öelda ravimine ei ole kindlasti efektiivne, aga vajadusel saab siis psühhiaater ravimeid kirjutada. Ja oluline on siis patsiendi motivatsioon. Ja siinkohal tahan jällegi öelda, et kõigi spetsialistide roll võiks olla seda patsiendi motivatsiooni aidata üles leida, seda toetada, et kindlasti ei peaks olema suhtumine selline, et kas on motivatsioon või ei ole motivatsioon, et alati on võimalik milleski kinni hakata, tuua esile siis selle inimese väärtusi, seda, mida ta elus oluliseks peab, mida ta tahab saavutada ja läbi selle püüda siis motiveerida inimest ikkagi abi otsima ja toime tulema. Ja ravi on vabatahtlik. Toon teile ette ka slaidi sellest, et kus on võimalik siis raviteenust saada.
Nii nagu ma enne ütlesin, et mõned keskused siin nende hulgas on sellised väiksemad, kus on võib-olla võimalik saada õe või psühholoogi konsultatsiooni ja nemad omakorda teevad siis koostööd suuremate keskustega, kus on siis ka kõik ülejäänud meeskonna liikmed olemas ja võimalik inimesel saada ka siis täis hindamist ja kompleksset raviteenust. Need teenuse osutajad on ära toodud ka jällegi seal alkoinfo.ee lehel, kuhu pöörduda, seal on kontakttelefoni numbrid, aadressid ja tegelikult on need olemas ka meil mõnedes trükistes, nii et ka sealt võite need leida. Raviteenuse osutajaid on meil siis tegelikult 11 punkti üle Eesti, 9 nendest lepingud ja enne unustasin mainida Alval-teenuse juures, et lepingud on meil siis, kes on meie koostööpartnerid, on 23 perearstikeskusega üle Eesti ja hea meel on selle üle, et tegelikult nende keskuste arv on suurenenud, et neid on varasemalt olnud vähem. Nii et see teema olulisus jõuab järjest rohkem inimestele kohale ja kuigi perearstid, pereõed on väga koormatud, peavad nad ikkagi seda ennetust väga oluliseks. Saavad aru, et see on valdkond, millega tuleks just tegeleda nii-öelda algusfaasis. Ja kuigi see alkoholi liigtarvitajaga tegelemine võib olla paljude tagasilöökidega ja nii-öelda keeruline valdkond, siis selleks, et näidata, et on ka edulugusid, toon teieni 2 inimese lood. Minu nimi on Priit ja see on minu lugu. Minu alkoholi tarbimine sai alguse sellest, kui põhikoolis võtsid klassivennad vanemate tagant auto, tegid lõbusõitu ja põrutati Lasnamäel ühel tänaval vastu elektrivalgustusposti, mis siis kulmineerus sellega, et hakkasin koolis tundide ajal, ütleme, ja õhtuti peale neid koolitunde seal kalmistul käima ja siis juba kangemat alkoholi jooma. Üsna kiiresti tekkisid mälulüngad, mis olid siis minu vanusel 16-aastasel poisil juba väga halb situatsioon. Koolis ei suutnud käia, õppida ei viitsinud, vanematele valetamine, lähituttavatele valetamine, vanemate usalduse kaotus. Tegelikult on joodiku elu on ikkagi see, et sa keerad ennast ümbritsevate inimeste elu sõna otseses mõttes persse. Minu joomisperioodi kõige hullem hetk oli sellisel toredal kuupäeval nagu 12, kui ma olin olnud viskitsüklis kuskil 2 nädalat juba. Isa köögis pani muusika kinni ja siis ma küsisin ta käest, et kas sa kuuled seda inglite koori. Ja see hetk ma sain aru, et ma olen ennast täiesti segamini joonud. Järgmine hetk, mis ma mäletan, on see, et ma sõitsin kiirabiga Tallinna poole. See oli tõenäoliselt mu joomisperioodi, ütleme, üks murdepunktidest, kus ma sain aru, et nüüd sa poiss oled täiesti põhjas. Minu puhul viis siis alkoholist loobumiseni arusaamine, et ma ei saa väljaspoolt abi. Minu jaoks tähendas siis seda, et jõin ennast täis, võtsin auto, teadsin, et politsei mind ilmselgelt kinni peab. Pidas kinni, kohus mõistis mulle 12 kuud Tallinna vanglas. 3. päeval Prahumäe arestimajas tuli isa mind vaatama. Ma mäletan eledalt seda, kuidas läbi pleksiklaasi üksed ära nutetud silmadega vanem härrasmees ütleb, et poiss, ma armastan sind. Saa sina siin hakkama, me saame emaga väljaspool hakkama. Kui välja tuled, siis näitad, mille jaoks sa seda kõike tegelikult tegid. Alkoholist loobumine on mulle põhimõtteliselt elu tahte, soovi elada. Alkoholist loobumine on mul andnud tagasi sõbrad, elukaaslase, perekonna austuse, minu sõna maksab midagi. Täna on mul selge visioon elu suhtes. Ma näen praktiliselt seda, kuhu ma jõuan. Ja seda selgelt, mitte enam häguselt. Kui ennem läks aega tavalise joomise peale, siis kõik see aeg on täna hoopis teistmoodi kasutatav. Trennid, hobid,
naisega väljas käimine, vanematega tegelemine, maal käimine, maal koeraga tegelemine, kõik need asjad on sellised, mida 5 aastat, 6 aastat tagasi polnud. Lihtsad asjad, aga ma väärtustan neid. Inimestele, kes tahavad sellest joomise ringist välja tulla, kõige mõistlikum soovitus on see, et vaadake enda sisse. Jõud on sul endas olemas. Need kõrvalgrupid, nad aitavad sind, aga sa pead aru saama, et kui sa tahad sellest jamast välja saada, siis tegelikult on sul see kõik siin olemas. Et lihtsalt ole mees ja tegutse. Üks asi kindlasti, mis mind kainena veel aitab hoida, on ütleme see tagasiside saamine nende inimeste poolt, keda ma üritan siis ise aidata. Üks paar nädalat tagasi saatis mulle vana kolleegi naine kirja. Ta ütleski, mainis seal niimoodi, et sa vist ei saa aru, kui palju sa tegelikult mind ja mu perekonda aitanud oled. Ja peale nüüd seda 3 aastat, kui ma kaine olen olnud, ma tean, et isa mõtles kogu aeg seda, aga kui ma talle selle kirja edasi saatsin, siis ma arvan, et esimest korda 28 aasta jooksul ta ütles mulle, et poeg, ma olen sulle uhke. See on võimas tunne. Täna saan ma peeglisse vaadata ja näha seal meest, kes mulle endale meeldib, keda ma austan, kes on mu sõber tegelikult. Täna suudan ma kõike. Nii ongi. Ühe loo vaatame üheskoos veel, mis on Taglase lugu. Mina olen Taglas ja see on minu lugu. Minu alkoholi tarvitamine sai alguse üsna varakult ja selleks olid teatavat laadi soodustused nagu seltskond ja kättesaadavus. 16-aastaselt juba õlleputkad olid ju iga nurga peal, sai seal sang tehtud ja mulle lihtsalt meeldis selline pidev nagu sumin sees. Töökollektiivis sattusid sellised ja objektid olid, näiteks üks koomiline juhus oli Lätis. Olime kuskil kaupluslaajal, 6 meetri kõrgune lagi, mõlemad redeli peal, üks ühe, teine teisel ja 2 müüjad tulevad, jooksevad šampuseklaasid peos, ronivad krõbinal redelilt pööda üles, toovad meile joogid kätte. Aga ise olen kõiges süüdi, ega siin ei pea ju kõigil dressuurile alluma, et kui on kamp, siis peab kohe. Aga tervisele hakkas mõjuma. Selle sajandi alguse poole juba oli niimoodi, et hakkasid tekkima sellised momendid, et ma ei võtnud enam jalgu alla. Ja siis olin nädal kuni 10 päeva olin kodus, ei võtnud napsi, siis tuli nagu see jalg tagasi, aga nii kui jalad olid all, siis olid esimesed sammud olid napsi järgi. 2013. aastal siis peale seda 150 ja suitsu läks pilt eest ära, ega ma ei mäleta mitte midagi. Aga 2 kiirabibrigaadi oli kohal, elustasid mind ja sest emost mul on väga hägused mälestused, nägin mingisuguseid unenägusid, mingid pisikesed lennukid lendavad ja siis viidi mind Keilasse, hooldushaiglasse. See on siuke ümberlaadimisjaam ühest ilmast teise ilma, nagu reeglina sealt enam välja ei tulda. Tegevusjuht seal siis tõi mulle selle kitse, kõnnikitse. Alguses siis käisin, aitas mind selle kitse najale ja kuskil nädala pärast ma sain juba iseseisvalt liikuma. Tuli seal ikka jutuks, eks ole, ja mõtlesin, et ega ma enam võtma ei hakka, aga seal üks sanitar, see ütles, mul vend ka ütles, et oli haiglas ja oli samas. Ikka kõik hakkavad uuesti, siis ma vihastasin. Ega ikka ei hakka küll. Kui ma sealt ära läksin, siis ma tegevusjuhile. Temaga leppisime niimoodi kokku, et iga neljapäev ma helistan talle ja kannan ette, kas ma olen võtnud või ei ole. Et ma üldse olen nüüd saanud sellest alkoholist lahti, selles on muidugi väga suur teene Keila hooldushaigla, siis Keila taastusravi ja Benita kollektiivil, sest need aitasid mind igati ja nendel oli minusse usku. Benitas üldse, seal ma õppisin uuesti 2-rattase rattaga sõitma. Esimesel, teisel päeval nii kökerdasin natukene, aga see nädala lõpus sõitsin juba päris korralikult. Alkoholist loobumine ja suitsust loobumine. Mis ta mulle enesetunde on andnud tagasi?
Ma praegu 62-sena tunnen ennast paremini, kui ma tundsin 40-aastasena. Kui ikka tahtmine on kas rõõmustada või kurvastada, siis ilma viinata on seda parem teha. Kui on kehv tuju, istun ratta selga, sõidan pool tundi, siis on tuju juba hea, sõidan 2 tundi jutti veel. Ja see on väga hea lõõgastumine. Suhted perega, endise perega on nagu taastunud, vestleme ja vanem poeg käib pidevalt siin, käime sõitmas ratastega temaga. Meil on nagu ühised huvid. Kõige rohkem rõõmu ma tunnen praegu just sellest, et ma saan endale kasulik olla. Ma saan rattaga sõita, ma saan seda teha, mida ise tahan. Ma ei ole sõltuv alkoholist ja suitsust. Inimene, kes tahab alkoholismist välja tulla, see peab endale selgeks tegema, mida ta tahab ja peab olema karm iseenda vastu. Lihtsalt paugu pealt loobuma. See on raske, aga see on võimalik. Sest kui endale ei ole selgeks teinud, mida sa tahad ja sa ise ravile kaasa ei aita, siis on kõige parem maailmameditsiin täiesti võimetu. Oma osaluse tähtsus on väga suur. Et kui ma nüüd hakkaksin uuesti, siis ma kaotaksin palju häid inimesi oma elust. See oleks kõigil nendele meedikutele ja nendele nagu näkku sülitamine, et nende töö oleks siis sellega täiesti tühi. Et see on nagu tänamatus minu poolt. Täna ma suudan põhimõtteliselt kõik ära teha, mis mul enda eluks vajalik on olla. Ja väga loodan, et suudan ka kedagi aidata, sest loobumisel ja üldse. Õnnelikus teeb mind praegu see, et ma olen lahti alkoholismist ja suitsust. Mul on hea sõpruskond, oma pesa ja ma saan teha, mida ma tahan. Ma jään hetkel selles osas muidugi vastuse võlgu, et täitsa peaksin küsima raviteenuse osutajatelt, et milline seis nende osas on. Ma saan aru, et neid mõtteid ilmselt tekib ja neid koosmõtlemise kohti ja koostööpunkte neid on. Ja tahtsingi ka välja tuua just oma viimase slaidina selle, et need väljakutsed valdkonna arengus, et saan küll uhkelt ette kanda, et mis me juba saavutanud oleme, et tegelikult selline meeskonnapõhine lähenemine, et see on täiesti, võib öelda, et selles valdkonnas uudne. See, mis Kainem Tervem Eesti programm on teinud, et alkoholi tarvitamise häire puhul meeskondlikult läheneda. See, et nii palju on koolitatud perearste, pereõdesid, väga mitmekülgselt on saanud koolitust ja supervisiooni raviteenuse osutajad. Et üldist teadlikkust on tõstetud, siis vaatamata sellele on meil, nagu te näete, terve jodu neid väljakutseid. Et esimesena olen välja toonud selle, et meil on suur tööjõupuudus, on puudu nii vaimse tervise õdesid, psühholooge kui psühhiaatreid. Et see on üsna tavapärane, et üks psühhiaater käib väga mitmes haiglas vastuvõtte tegemas erinevatel nädalapäevadel. Ka perearstidel ja õdedel on suur koormus ja neilt oodatakse väga palju. Samas see ennetus just seal on nagu mingis mõttes hästi õige koha peal, et tõesti varaselt sekkuda nendesse probleemidesse, mitte lasta kaugele areneda. Ja ma usun, et nende koolitustega oleme saavutanud ka selle, et tervishoiutöötajatel on üha rohkem julgust ja ka teadmisi seda teemat käsitleda. Ja ka teiste spetsialistide ehk et ka teie nii teadlikkuse tõstmine sellest, et kuhu inimest suunata, kuidas võiks koostööd teha, et kõik see tegelikult on ka veel kindlasti vajab arengut. Ja info liikumise süsteem samuti erinevate valdkondade spetsialistide vahel on tegelikult meil jutuainena juba mõnda aega
laual ja mitte ainult jutuainena, vaid tegelikult tõsine arutelu selle ümber, kuidas seda võimaldada. Ja järjest rohkem kuulen ma ka raviteenuse osutajatelt, et ei ole tegemist ainult alkoholisõltuvusega, et sealjuures on sageli ka kas ravimite sõltuvus või kanepisõltuvus või muud uimastid. Et kindlasti oleks üks edasine asi, mille poole püüelda, selline sõltuvushäirete raviga tegelevad keskused. Et inimene ei peaks käima oma alkoholisõltuvust ravima ühes keskuses, oma võib-olla uimastisõltuvust teises ja vaimse tervise häirega pöörduma 3. keskusesse. Et nii nagu inimene vajab terviklikku käsitlust, holistilist lähenemist, nii peaksime meie suutma neile inimestele seda pakkuda terviklikult ja ühes kohas. Ma tänan kuulamast ja toon siia veel välja teile, et nii nagu mainisin esitluse keskel, rohkem infot leiate Alko infolehelt, koolituste kohta infot ja trükiste kohta infot Tervise infolehelt. Ja kui hiljem tekib teil mingisuguseid küsimusi, mõtteid, koostöö, pakkumisi, ideid, siis võib julgelt kirjutada kte@tai.ee, kainem tervem eesti@tai.ee lehele või meiliaadressile siis. Aitäh! Tahate midagi küsida? On veel küsimusi? Seal on käsi püsti. See on küsimus, millele me kõik ootame vastust. Ei ole praeguse seisuga kindel. Me tahaks väga loota, et mingil moel see projekt kas jätkub, kas ta nüüd jätkub täpselt sellisel kujul, nagu ta praegu on, või natuke teisel kujul, hetkel ei oska öelda. Kindlaid kokkuleppeid veel ei ole. No targemad pereväeg on juba meil olemas ja perearstid ka, ma saan aru. Et see tarkus jääb ikka alles neile. Tahab keegi veel küsida? Aga siis aitäh! Aitäh!